paraku see on nii, et kui sa reaalselt lähed kärpima, sa pead kärpima igalt poolt. Kõikidest valdkondadest tuleb kärpida. Ei ole ühtegi püha leht. Räägime nendest juhtumitest, aga ärme hakka ütlema, et natuke võtta võib. Kas peaks olema Eestis võimalik valida presidenti otse? Tere, head sõbrad, oleme saanud ja jõudnud juba edukalt pool aprillikuud ära elada ja maailm toimib endiselt selle kõige paremas mõttes. Iseasi, kas see ikkagi on see maailm, mida me siin tahame kõik oma ümber näha, sellepärast, et rahvusvahelises mõistes on see elu ikkagi väga kirjuks läinud. Me võtsime natukene selles mõttes isegi tagasi, et ei tahaks sellel Trumpi teemal väga palju peatuda, sest et mis siin salata, me salvestame ka saateid natukene võib-olla ette ja kui järgmisel päeval juba keegi täpselt ei tea, mis juhtunud on, siis me jääme lihtsalt võib-olla natukene ajale võlgu, aga kindlasti nendel teemadel me peame silma peal. Stuudiost vana hea kollektiiv taas Tõnis tagasi ja Siim ka siin laua ääres võtnud kohad sisse ja millest täna juttu teeme. Nagu lubasin, siis tegelikult väga palju tuleb arutlusele teie küsimusi. Need ei ole tõesti võib-olla siin veel viimase paari nädala jooksul laekunud, aga neid on kogunenud juba siin nende saadete perioodi jooksul väga usinalt ja üritame need siis teile ikkagi selgeks teha. Aga kindlasti räägime sellest ka, mis toimub praegu Vabariigi Valitsuses, nii et isegi teate ja näete, et siin on juba mingisugused lõhed tekkinud, eelkõige just mis puudutab Eesti 200 digi- ja justiitsministrit või vabandust vastupidi, justiits- ja digiministrit Liisa Pakosta ja tema esitatud eelnõu uuendusi. Aga alustame ja kindlasti jõuame kõik need teemad täna ka kenasti läbi ekseldada. No see, mis siin mõni aeg tagasi siis plahvatas ühiskonnas see, et Eesti 200 minister Liisa Pakosta siis võttis tagasi nii-öelda kaua küpsetatud seadusemuudatuse eelnõu, mis siis peaks tegelikult siis andma sellise hoopis teise dimensiooni kriminaalseadustikus, et mida siis või kuidas siis kedagi siis korruptiivselt seal ja korruptiivsete tegevuste eest karistada, ehk siis selline piir 440 000 eurot võiks olla see, mis siis kuuluks nagu kaalumisele. Seda menetles Riigikogu põhiseaduskomisjon, menetlesid veel paljud komisjonid, komisjoni esimees, põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg on ka sealt väga palju sellele nii-öelda kriitikat teinud, et miks see eelnõu tagasi võeti. Mis siin siis võib ikka siin olla, et järsku niimoodi päeva pealt kutsutakse tagasi ja küll, et me peame ikkagi natuke selle üle mõtlema. No mis seal siis toimus, eks oli korruptsiooni valdkonna täpsustamine oli päevakorras ja kuidas seda karistada ja siis Riigikogu liikmed hakkasid oma peaga mõtlema. Ja siis hakkasid oma peaga mõtlema. See on palju öeldakse ikka, eks ole, et nad ei taha olla valitsuse kummitempel. Aga valitsuse kummitempliga on niimoodi, et ega siis seal valitsus selles mõttes ei ole 14 ministrit või palju neid täpselt on hetkel, vaid seal on taga ikkagi suured aparaadid, inimesi, kes igapäevaselt töötavad nende asjadega, ministeeriumi asjatundjad ja aga siis nüüd Riigikogu liikmed mõtlesid, et see huvide konflikti teema, mitte kogu korruptsiooni teema laiemalt, et altkäemaksu teemat nad ei tahtnud muuta, kui ma olen õigesti aru saanud, aga just see huvide konflikti teema, et seal on selliseid keerulisi kohti vahel, et selle defineerimisel, et kus see huvide konflikt on. Ja siis nad tulid mõttele, et hakkaks seda kuidagi, teeks seda lihtsustaks niiviisi, et kui sul on küll huvide konflikt, aga selle konflikti tulemusel saab olla rohkem kasu saanud kui 40 000, eks ole, nagu sa ütlesid, et siis pole midagi, maksad võib-olla väikse trahvikese ja läheb elu edasi. Et vaat siin nad läksid täiesti valele teele oma mõttega, ma saan aru, et Helir-Valdor Seeder oli selle idee nagu suur eestvedaja, kes arvas, kas ta nüüd päris seda lahendust tahtis, aga tahtis mingit lahendust, mingit lihtsustust. Aga korruptsioonikuriteod on sellised asjad, et neid sa ei saa niimoodi ainult niimoodi rahas mõõta. Et ma toon näite, et näiteks kuskil omavalitsuses, eks ole, võetakse kogu aeg teehooldustöid ühe ettevõtte käest, mis on seotud vallavanemaga.
kogu aeg võetakse, eks ole. Ja võib-olla nad läksid lepingusse, see ettevõte sai selle lepingu, aga jäi miinusesse nende töödega. Ta läksid kulud suuremaks kui see, mis ta kasu sai selle eest makstud rahas. Et keegi nagu, mis siis nagu justkui võiks ju öelda siis, et vaat kui tore, eks ole, et vald hoidis raha kokku, ettevõtja ise jäi kahjumisse, et justkui nagu polegi mingi patu asja, eks ole, et kui see seadus nüüd ääre pealt oleks vastu võetud, siis olekski hakanud selline olukord olema. Aga sisuliselt me ju saame kõik aru, et kui on olukord see, et kõik teavad, et see vallavanemaga seotud firma alati võidab selle, siis teised ei tulegi paremaid pakkumisi kunagi tegema. Kellelgi on võib-olla paremini läbi mõeldud, kuidas ta saaks seda efektiivsemalt teha, parema tehnoloogiaga, saaks kokkuvõttes, oleks nagu ühiskond nagu areneks, kasu kasvaks, aga selle kätakse läbi, ta ütleb, ma ei lähegi sinna, sest ma tean juba, et see vallavanemaga seotud firma võidab. No ma tõin hästi teoreetilise näite, on ju, aga lihtsalt kirjeldada seda, et sa ei saa korruptsiooni kuritegu mõõta selle järgi, et kas konkreetses juhtumis keegi sai nüüd kahju või kasu ja kas see kasu või kahju jäi nüüd alla 40 000 või üle 40 000. Selle kindlaks tegemine veel omaette keeruline, et kui ta maksis endale palka, kas see oli siis kasu või ei olnud kasu, eks ole, see ettevõtja. Et korruptsioon on oma olemuselt, ta hävitab ühiskonda, ta mädandab ühiskonda ja ta kahjustab ja lõhub majandust, et ta rikub ära need normaalse konkurentsi, normaalse arengu, normaalsed suhted ja me vaatame maailmas ükskõik vaadake igal pool, kus on kõrge korruptsioonitase, seal ei ole majanduskasvu, see hävitab seda ühiskonda. See on see probleem, et isegi seda ei saa mõõta nii, et kas konkreetne ettevõtja sai kasu alla 40 000 või üle 40 000, et Eesti ühiskond kannatab sellest igal juhul ja sellest nad ei saanud aru. Ja siis viimasel hetkel ma kuuldavasti siis Kristen Michal oli saanud aru, et midagi hakkab valesti kiskuma. Liisa Pakosta ilmselt siis sai aru ja siis olukorras, kus on Riigikogus 2 lugemist ära tehtud, siis sul lõpuks võimalus alt kas ta maha hääletada või vastu võtta. See enam muuta ei saa, tagasi keerata ei saa seda eelnõud enam. Aga algataja saab alati tagasi võtta ja algataja oli valitsus ja siis Liisa Pakosta ministrina kasutas lihtsalt seda võimalust, et mitte minna sellele läbikukkumisele, mida nad kartsid siis seal Riigikogu suures saalis, siis võttis lihtsalt eelnõu tagasi. See oli, mis toimus niimoodi kokkuvõtlikult, aga no ma arvan, et nagu selles mõttes oli nagu halb, et Riigikogu liikmed ja naljakal kombel selle jälle Eesti 200 on ühel pool ministri pool, kes eelnõu tagasi võtmis ja teisel pool oli siis komisjoni esimees Eesti 200 esindaja, kes siis ei olnud üldse rahul sellega, et tema ei saanud midagi aru, tema arvas, et kõik läheb õigesti. Aga see, et nagu Riigikogu liikmed ei taju seda probleemi, et see on minust nagu, see on probleem. No mina sain aru ka tegelikult nii palju, kui on vihjatud, et õiguskaitseorganitel ehk politseipoolne surve oli ka ikkagi väga tugev. No eks nad andsid sõnumid, et kuulge vaadake, mis te teete. Uurijate surve oli ka ikkagi väga tugev. Sisuliselt just, et ma kujutan ette, et see sõnum, mis läks, ma ei tea, aga see sõnum, mis läks politsei poolt, võib-olla prokuratuuri poolt, poliitikutele, et me siis enam ei saa lihtsalt neid asju uurida, et kus nemad seda täpselt saavad mõõta. Kas kellegi kasum oli seal üle 40 000 või alla 40 000, et kui lihtsalt toimub korruptsioon. No üks selline põhjus, mida selle seaduse puhul ka räägitakse, on ju see, et liiga palju on meil selliseid menetlusi, kus inimene menetletakse piltlikult nii-öelda surnuks ja tegelikult tundub, et praktiliselt tühjade asjade pärast. Ja lõpuks, kui ta tuleb sealt isegi võitjana välja, on see tema jaoks olnud väga keeruline periood. Ütleme praktiliselt, kui sa oled karjääriinimene, karjääri enam ei ole, teisel juhul võib-olla sa oled kaotanud kõik oma vara ja kõik muu selle. Tervise ka tihti peale. Tervise ka, et tundub, et siis tegelikult siin oleks nagu mingisugust korrektiivi ja korda ikkagi vaja, mingit selgust vaja. 2 erinevat teemat, et menetlust, kui me vaatame seda probleemi, mida sina mainisid, siis siin eeskätt torkab silma 2 asja. Üks on menetluste venimine, eeskätt me räägime siin kohtumenetlusest. Et meil on olnud ju suuri korruptsiooni kaasusi kohtus, mis ei jõua lõpplahendini, sellepärast, et lihtsalt nad aeguvad, kohus ei jõua nagu otsuseni, et kohtupidamise kvaliteet on küsimus, miks need venitused tihti nagu venivad ja venimine kindlasti tähendab rahakulu
ühest küljest on sul siis nii-öelda riigipoolsed prokurör ja riigi esindajad, kes on nii-öelda palgalehel, vastaspool siis oma kaitsjatele, advokaatidele peab tasusid maksma ja kui see menetlus kohtus kestab aasta või ta kestab 5 aastat, siis selliste nii-öelda kaitsekulu mastaap on ikkagi väga erinev, mis tõepoolest toob kaasa selle, et teinekord inimesed hindavad ka oma rahalisi võimalusi ja võib-olla lähevad kokkuleppele selle asemel, et see pikk kohtude lõpuni käia, kuna nad lihtsalt hindavad, et neil ei ole selleks rahalisi võimalusi. Et ma arvan, et see päris hea olukord ei ole, aga siin eeskätt tuleb vaadata kohtupidamise kvaliteedile. Ehk tuletan jällegi meelde, lugupeetud siin hiljuti sõna võtnud riigikohtunikud eesotsas härra Pilvinguga, et kui tema jaoks oli kohtuväärikuse küsimus see, millises majas Tallinna linnas saavad ringkonnakohtunikud tööl käia, siis minu jaoks on kohtuväärikuse küsimus just seesama nagu menetluste venimine ehk küsimus, miks teatud küsimuste menetlemisel kohus kvaliteedis alla annab. Et ma soovitaks selle küsimusega tegeleda. Ja teine pool on muidugi laiem ühiskondlik suhtumine, et tean ise mitmeid inimesi, kes on kohtutee läbi käinud, kes on kohtus õigeks mõistetud, aga ühiskondlik hukkamõist käib nendega jätkuvalt kaasas ja jõuab näiteks sinnamaani, et neil ei lasta pangas arvet avada. Et selline käitumine selline praktika ei ole kindlasti õigusriigiga kohane. Et õigusriigis mõistab õigust kohus, kui kohus on inimese õigeks mõistnud, siis ühelgi teisel asutusel, ka erainstitutsioonil ei ole õigus seda inimest jätkuvalt süüdlaseks nagu pidada. Et kohtuotsuste austamine on see, mille osas Eestis on kindlasti teatud vajakajäämisi. Aga tulles tagasi nüüd selle nii-öelda seaduse muudatuse kavandamise juurde, siis ega see ei ole ju esimene kord, et ma mäletan, nii palju kui mina olen poliitikat jälginud sealt kuskilt 90. aastate keskpaigast peale, on ikka teatud perioodi tagant tuleb keegi välja selle mõttega, et meil on natukene liiale mindud kogu selle nii-öelda korruptsiooni uurimisega, et miks te nagu uurite nii palju ja kiusate inimesi, et tegelege rohkem muude küsimustega, et tegelege seal vargustega ja isikuvastaste kuritegudega, et ei ole ju nii hull, et tihti need asjad ongi nagu väikses riigis kahemõttelised ja las ta olla, et ärme pidevalt nagu torgi inimeste taga, et võt see on tegelikult see, mulle tundub, et see mentaliteet, mis mõnede Riigikogu liikmete pähe lõi, kui nad ka antud seadusemuudatust hoogsalt tagant tõukama hakkasid, et kui me vaatame suurt rahvusvahelist pilti, siis ma olen väga nõus Siimuga, et vähem korruptsiooni tähendab rohkem vabadust ja rohkem jõukust. Väga raske on raha ja talendid ei tule sinna, kus valitseb korruptsioon. Ehk kui me tahame, et Eesti oleks potentsiaali edasi liikuda jõukuse kasvu teel ja jääda vabamate riikide nimekirja tippu, kus me praegu oleme, siis korruptsioonile läbi sõrmede vaatamine sinna hulka ei sobitu. See on põhimõtteline valik. Et sa ei saa seda mõõta niimoodi, et kuni 40 000, et siis nagu võiks ju. Siis las siis võtavad. No ei saa, nagu seda ei saa nii võeta. Nagu poevargus, et 200 eurot on limiit, et sealt edasi juba siis karistusaste või menetlusaste muutub, et nüüd hakkab korruptsioonis kehtima selline, et 40 000 ja oi, näed, 38 000 aitab küll sulle. Et kas see on siis aastas või, et iga aasta või 38 000 juhtumi pealt ilmselt. Ilmselgelt korda sinna vaja ja selgust on vaja, et mulle tuli praegu just meelde see selline poliitilise korruptsiooni ilmingud, kui nad kunagi Edgar Savisaari valitsemise ajal algasid, et tulid esimesed süüdistused, siis ju süüdistati kogu aeg sellest, et näed, ainult Keskerakonda rünnatakse, ainult Keskerakond on siin
kannataja, läks aega edasi ja nüüd on tegelikult läinud see aeg juba nii kaugele, et absoluutselt kõik poliitilised ühendused on selle tõttu pihta saanud. Nii et ei ole siin vahet absoluutselt mitte midagi, et rünnatakse ainult ühte ja konkreetset ka poliitilist jõudu. Seda kindlasti enam väita ei saa. Kui on segaseid kohti, eks ole, ja mida vaja täpsustada, siis muidugi, näiteks ma toon näite, võtame selle vallavanema näite, umbisikuliselt, eks ole, et seal on näiteks olukord, et vallavanem on siis lepingus mingi mittetulundusühinguga, kus vallavanem on teiselt poolt ise selle mittetulundusühingu juhatuses või nõukogus, aga ta esindab seal selle sama valla huvisid seal mittetulundusühingus. No sellised olukordi on ka püütud nagu kohtusse viia ja siis on minu teada iga kord ka kaotajaks jäetud. Aga ongi nagu segane, et ta justkui istuks kahel toolil, aga ta tegelikult ka sellel teisel toolil kaitseb ikkagi selle sama valla huvisid, mille juhina ta igapäevaselt töötab. Et seal ei ole, et kui siis keegi ei saa aru, siis kirjutame selle siis täpsemalt lahti, aga räägime nendest juhtumitest, aga ärme hakka ütlema, et natuke võtta võib. Lisaks, see oleks ohtlik. Ega kõik ei saa ka seaduses, ei ole võimalik, et me nagu iga viimase situatsiooni reguleerime ära seaduse tasandil, et praktika, seesama kohtupraktika on ju samamõrra nagu oluline, kindlasti nende inimeste jaoks, kelle puhul, kes peavad selle tee läbi käima ja jäävad nagu võitjaks, et nende jaoks on see kindlasti nagu äärmiselt ebameeldiv, koormav kogemus, mida ei soovita nagu mitte kellegile, aga suurema pildi mõistes selline praktika loomine ongi nagu vajalik, et oleme ka varem siin saates öelnud, et mina kindlasti ei tahaks elada riigis, kus 100% kaasustest, mida prokuratuur viib kohtusse, lõppevad süüdimõistmisega. Sellist riiki meil vaja ei ole. Meil ongi vaja olukorda, kus õigust mõistab kohus ja nii õiguskaitseorganid kui prokuratuur teevad ju ka oma järeldusi sellest, mis on varasem nagu kohtupraktika. Et läbi kohtupraktika nihutataksegi need piirid paika. Lubasime, et väga palju sellest Iraani kriisist ei räägi, aga tegelikult need järelmõjud on juba olnud väga pikalt ja praegu kestavad ka meie suhtes edasi ja see puudutab eelkõige kütusekriisi. Kuidas aga suhtuda sellesse, sest et tegelikult me näeme, et kogu Euroopa maailmas või Euroopa meie ümber läheb seda teed ja need on erinevad sellised piirangud või soodustused just kütuse tarbimisele. Eelkõige, mis puudutab ka erinevaid riiklikke makse, aktsiise ja ettevõtlusorganisatsioonid on ka meil teinud ettepaneku, et võiks langetada kütuseaktsiisi, diiselkütuseaktsiisi, eriti just Euroopa Liidu miinimumtasemele. See oleks siis 330 eurot 1000 liitri kohta, praegu hetkel Eestis on siis 428 eurot 1000 liitri kohta. 1. mail pidid meil tõusma aktsiisid, see jäeti ära. Et kas see oleks nüüd siis mingi tark tegu, kas me peaksime hakkama praegu ikkagi väga tõsiselt kaaluma seda, et me peame oma kütuseturgu niimoodi hakkama kaitsma. On ju välja öeldud, et me peame juba varude kallal asuma, teatud mõttes juba ongi asutud, aga see hind on püsinud pikalt kõrge, gaasi hind ka tõuseb, et võiks nagu selles suhtes mingit samme riik astuda. Kuidas tunne on? Kas oleks see hea? Kütusenergia on sellised sisendid, mis jõuavad peaaegu igasse teise tootesse ja teenusesse, ehk mida rohkem kütuse hind kasvab, seda kallimaks läheb kõik muu, seda kallimaks elulagu läheb, seda suurem on ka inflatsioon, et seetõttu ja teisest küljest on nende aktsiiside tõstmine, mida me oleme Eestis, mida siin viimased valitsused on päris ohtralt nagu harrastanud, ta natukene selline peidetum ja varjatum võimalus raha kokku korjata, et kui tõsteti käibemaksu, siis seda me kõike näeme ju, lähed poodi, saad arve, lähed kohvikusse, saad arve, sa näed seda iga arve peal, et see käibemaks on nagu tõusnud ja sa näed seda summat, mida sa käibemaksuks maksad. Et aktsiis on selline peidetum, mis ei hakka inimesele nagu silma, et seetõttu on
on nagu hästi lihtne olnud aktsiiside kaudu pidevalt nii-öelda eelarveauke rappida ja raha kokku korjata. Ja meenutame, et kütuseaktsiis ju enam ammu ei lähe mingisugusesse teede. Kuigi seda lubatakse, kogu lubatakse. Aga mäletab, et Taavi Rõivase valitsuse ajal see seoti lahti. Et see on tegelikult lahti, tegelikult nagu vähehaaval kogu aeg nagu võeti sealt ära. Lahti, jah, et ta on pigem selline riigieelarve lappimise vahend olnud ja ta on olnud väga selge põhjus, üks põhjustest, miks Eestis on olnud kiire inflatsioon. Ehk kui me tahame inflatsioonile, ja minu jaoks on nagu kummastav, et Eesti valitsus, praegune valitsus on ilmselt üks väheseid Euroopas, kelle jaoks kõrge inflatsioon ei ole mitte mingi probleem. Et kuigi see kahand mõjub negatiivselt ettevõtetele, paljudele ettevõtetele, ta tegelikult teeb enamus inimesi vaesemaks, siis valitsuse jaoks on see justkui olnud nagu mugav, kuna see on aidanud nii-öelda eelarve tulu poolt täis saada. Et kui me tahame nii-öelda majandust stabiliseerida ja luua kasvuruumi, siis ma arvan, et igasugune selliste nii-öelda väga laiade sisendit nii-öelda kallindamine läbi maksupoliitika, läbi aktsiiside ei ole mõistlik ja aktsiise tuleks küll, kui mõistlik oleks loomulikult aktsiise vähendada, aga kindlasti peaks aktsiisi tõusudele kehtestama moratooriumi. No meil on täpselt sama ju kehtib ka toidukaupade osas, et nagu sa siin juba natukene selle võrdluse välja tõid ja kuigi jah, seda diskussiooni on ühiskonnas arendatud päris pikalt juba ka enne omavalitsuse valimisi oli ju see väga kuumalt üleval, siis täna veel aktuaalsemalt ja Kaupmeeste Liit on võtnud nõuks selle siis eeskõnelejaks saada ja nemad ikkagi näevad selles mingisugust päästerõngast ühiskonnas. Samad teed on läinud ka Rootsi, 1. aprillist ta alandas teatud toidukaupadel käibemaksu ja seda päris suurelt minu meelest isegi. Sealt kukkus sinna allapoole. Esimesed sellised tagasisidemed Rootsi poolt räägivad, et juba mingi mõju nagu oleks ja seda nad teevad vist kuni 2027. aastani. Kuidas nagu seda siis Eesti mätta otsast vaadata? Me ikkagi räägime sellest, on poolt ja vastu, aga ikkagi pole tegelikult kuhugile välja jõutud. Tean, et Kaupmeeste Liitu väga sinna valitsuse laua äärte ei taheta, nad on pöördunud korduvalt Jürgen Ligi poole selle palvega, et võtke meid sinna laua äärte, räägime selle teema läbi, äkki on mingid võimalused. Tean, Jürgen hoiab ust jalga vastus, siis ei lase. Parempoolsed ütle kohe ära sellist teatud sektorite kaupa käibemaksu alandusi ei toeta ja räägi lahti miks, eks ole, et loomulikult igaüks tahaks, et just tema sektor oleks võimalikult väikselt maksustatud. Aga tegelikult meil on vaja seda kokkulepet, palju me üldse selle käibemaksuga nagu raha inimeste taskust ja ettevõtete käest ära võtame, eks ole. Et see kokkulepe on vaja. Aga kui me nüüd hakkame seal sees mängima, et keegi sektor suudab suruda või lobida endale sellise madalama maksu, et kui on vaja nagu käibemaksust nii palju raha kokku korjata, et ma ei tea, mingid muid kulusid ühiskonnas katta, ma ei tea, politsei palkasid või õpetajate palkasid, siis see ju tähendab nagu täiendavat koormust ülejäänud sektoritele. Ja muidugi on toiduained oluline teema ja meie igapäevases kulutustes nagu väga oluline teema, aga mitte ainult, eks ole, inimestel on mure elektriarvetega, mida nad ei jaksa ära maksta, mõned inimesed peavad sõitma kaugelt autoga tööle iga päev, neil on mootorikütuse kulu, on nende jaoks see kõige hullem ja kõige valusam, mis neid kõige valusamalt lööb, mitte ei ole see toidupood see koht, et kui nüüd üks sektor lobib endale selle soodsama hinna välja, siis teised seda valusamalt kannatavad, et meie seisukoht on see, et üldiselt peaks käibemaksu tase langema, peaks selle kokku leppima madalamasse kohta, eks ole, et 20% peale, nii nagu ta oli, mõistlik, eks ole, et aga mitte nii, et sisuliselt see, kui keegi saab selle endale need erandid kätte, siis teistel ei ole lootustki ja inimestel, kellel on mure hoopis teises kohas mõne teise kulutusega, just väiksema sissetulekuga inimesed, need jäävad veel suurema löögi alla.
Ehk siis tegelikult just tagasi tulles selle sama kütuse teema juurde, et kui me toidukaupadel nii-öelda piltlikult alandame, kütus jääb sinna, nagu sa ütled, et see kütus on ju kõige suurem sisend sinna samasse hindadesse, siis kuskilt peab ju ikkagi see järgi tulema ja kas see kaupmees läheb siis seda teed, et ta hoiabki seda taset niivõrd madalal, kütuse hind jääb kõrgeks lõpuks maksab ikka selle raha ära. Tuleb see tagasi ju võtta. See kauplusesse peab see toidukraam kuidagi kohale jõudma, ta jõuab sinna tavaliselt logistikakeskusesse jõuab ta tootjalaost, seal vahepeal on palju vedusid, kui me nagu näiliselt tõmbame toiduaine käibemaksu madalamaks, aga siis riigieelarvet muudkui lapime näiteks kütuseaktsiisi tõusuga, siis ega see kasvav aktsiisikulu jõuab logistikahindadesse, sealt jõuab ta lõpuks kaupmehe juurde ja sealt jõuab ta lõpuks tootele lõpphinda, nii et ega ta on nullsumma mäng või ta on isegi selles mõttes problemaatilisem, et igasugune selliste maksuerandite administreerimine ei ole tasuta lõbu, et sellega kaasneb adminkulu, ehk kui riik midagi ümber jagab ühest taskust teise, siis see ära võetud euro ei jõua eurona järgmisesse taskusse. Vahepeal läheb ikka ümberjagamise masina katteks ka midagi. Ja mida rohkem need ümberjagamisharjutusi on, seda rohkem läheb. Kui inimesel on ikkagi probleem, et mootorikütuse hind läheb nii kõrgeks, et tal ei ole raha, et autoga tööle sõita, eks ole, siis on see, tal nagu väike lohutus on see, et teatud toiduained on pisut odavamad poes, kui ta palka kätte ei saa, eks ole, mille eest neid toiduaineid osta, et peame nagu see tervikpilti vaatama. Üldiselt kõrged maksumäärad on Eesti probleem ja teiseks viimaste aastate probleem on saanud see, et meil on selline pidev nagu maksuralli, et need maksumäärad pidevalt nagu kasvavad, mis tähendab seda, et juba ka ettevõtjad ju on siis pidanud tegema plaane, arvestades et kõik läheb nagu nii kogu aeg kallimaks, et kuidas ma siis oma hinnakujundus siin järgmise paari aasta jooksul teen nii, et ma turul püsima jään. Mis aktsiisi veel puututab, eks ole, et eriti kui me selle käibemaksu vastu võrdleme, et käibemaks on, eks ole, ta on protsentuaalselt, et kui näiteks see mootorikütuse hind on kõrgem, siis käibemaksu läheb protsendina, see maksaks, et ühesõnaga sealt, kui diisli ja bensiini hind tanklates läheb kallimaks, siis see riigi rasvane osa seal niikuinii kasvab, et siis tõesti riigil on võimalus ka selle aktsiisiga mängida, tõmmata seda maha, sest ta saab sellest käibemaksust niikuinii juba rohkem raha juurde, automaatselt mitte midagi tegemata. Aga ringiga jõuamegi siit tegelikult esimese sellise küsimuse juurde, et alustame siis selle vooruga ja me rääkisime siin väga palju kütuste hindadest ja otsapidi on selle kõige kõrge kütuse hindaga seotud ikkagi üks tegevus seal samas Iraani suunas ja mida siis käima on lükanud ühe suure riigi president, nimelt Ameerika president ja sellega jõuame sinna, et meil oli siin alles ka Riigikogus arutusel see, et kas peaks ikkagi taas presidendi otsevalimised Eestis kehtestama. Keskerakond ja EKRE olid seal väga nagu intensiivikalt seda ettepanekut tegemas. Sellest on räägitud, oi, kui palju Eesti parlamentaarses ajaloos räägitud, on ka üritatud teha, aga ikkagi null. Ei ole kuhugile jõutud. Milline on parempoolsete seisukoht, küsitakse meid, et kas peaks olema Eestis võimalik valida presidenti otse? Me oleme valinud ühiskonnale selle parlamendi keskse tee nagu enamus Euroopa riike, eks ole, ja sisuliselt parlamentaarsed on meil vist isegi. Prantsusmaa on võib-olla natuke erinev näide siin, aga natuke sarnasem USA-le, aga üldiselt on ikkagi see, et kindlasti on selle parlamendi tähtsa rolliga, et sellega on oma hädasid, sellega võib minna kehvasti, aga sellega ei lähe kunagi nagu lõpuni kehvasti. Aga kui me valime ainult ühte isikut ja anname kogu võimu talle, siis võib minna kindlasti väga hästi, et võib juhtuda, et saame väga valgustatud diktaatori või väga valgustatud isiku, kes teeb häid otsuseid, aga võib ka minna väga kehvasti. Et parlamendi keskse süsteemi puhul see ei ole kunagi nii mustvalge, et sinna saab alati nagu jõudusid, kes teevad võistlikumaid otsuseid ja neid, kes on siis lihtsalt nagu selline populaarsuse populismi peal väljas ja teevad mitte ühiskonnale nii häid otsuseid, et ta nagu pehmendab ära.
ja kokkuvõttes on ikkagi ühiskond paremini kaasatud kui selle, et me hakkame vähehaaval liikuma sinna poole, et me hakkame seda võimu keskendama ja presidendi otsevalimine on kindlasti samm selles suunas, et hakata võimu keskendama nagu ühe ühisiku peale rohkem. Inimestele see võib tunduda lihtsam, arusaadavam, saad aru, et ma valisin täpselt seda inimest, ta siis kas sai või ei saanud, aga see tulemus võib olla hästi mustvalge. Ja nagu me näeme, et tegelikult see presidendi kesksus praegu Ameerika ühiskond ikka lõhestab räigelt, et ma arvan, meie väiksele ühiskonnale ei oleks sellist asja vaja. Ilmselt siis tuleb ju üles ka diskussioon, et kui tuleb juba presidendi otsevalimine, et presidendi nii-öelda võimuportfeli tuleks ka siis suurendama. Ja muidugi ei saa olla niimoodi, et me anname talle otsevalimisi, aga midagi ta teha ei saagi. No, poliitilises valimissüsteemi ongi väga palju, et ühes servas on sellised, me piirdume siis nii-öelda demokraatlike riikidega, et ärme sinna autoritaarsetesse riikidesse mine. Ühes servas on siis majoritaarsed süsteemid, näide ongi, ütleme siin Ameerika Ühendriigid, Euroopast kindlasti Prantsusmaa selles suunas, osaliselt ka Suurbritannia, kuigi Suurbritannia on juba rohkem segasüsteem, võtame siis Prantsusmaa pigem sinna, kus siis valitakse nii-öelda presidenti otse, siis ütleme Prantsusmaal ja USAs, kes on ühtlasi ka valitsusjuht. Et kes ütleme, et ta ei ole, Prantsusmaal on küll peaminister olemas, aga tegelikult selline nii-öelda täidesaatva võimujuht tegelikult de facto on ikkagi nagu president. Ehk tema kehtestab nagu sellise ka poliitilise agenda. Ja tihti majoritaarsetes riikides valitakse ka parlament ühemandaadilistes ringkondades, ehk siis see, kes saab kas üle 50% hääli või kes saab kõige enim hääli, üks inimene ühest ringkonnast osutub valituks, see tähendab seda, et reeglina jääb sinna sellistesse süsteemidesse alles heal juhul 2 suurt parteid ja siis võib-olla mõned sellised regionaalsed nähtused sinna kõrvale. Ja teises servas, Eesti on pigem olnud oma traditsiooniga siis teises servas, ehk me oleme parlamentaarse ja esindusdemokraatia mudeli valinud, kus nii-öelda parlamendivalimistel konkureerivad erakondade nimekirjad ja president nii-öelda täidesaatvat võimu teostab valitsus eesotsas peaministriga, mis on erakondade kokkulepe ja president on pigem ka erakondade kokkuleppel valitud esindusisik teatava tasakaalustava rolliga juhul, kui poliitikas hakkab selline nii-öelda deadlocki situatsioon tekkima või siis ka nii-öelda teatud põhiseaduslikkuse järelevalve funktsioon on meil presidendile antud. Ja väga palju riike on muidugi selle 2 serva vahepeal, et on ka sellised segasüsteeme, kus parlamente valitakse samamoodi nii-öelda seguna erakondade nimekirjadest ja siis majoritaarsest isikuvalimisest. Mis paistab silma on see, et kui me vaatame neid nii-öelda majoritaarseid versus siis nii-öelda proportsionaalseid valimissüsteeme, siis reeglina proportsionaalse valimissüsteemiga demokraatiad on oluliselt stabiilsemad. Kuna vaatame eeskätt siin ka nagu Põhjamaade poole, see proportsionaalne valimissüsteem sunnib sõlmima kokkuleppeid. Et sa ei saa valitseda ilma stabiilse koalitsioonita. Eestis on see reeglina olnud nii-öelda 3 erakonna koalitsioon, Skandinaavias isegi on pikki näiteid selles, kus 4 erakonda peavad tegema koalitsiooni ja need koalitsioonid tõesti on püsinud ka valimistelt valimisteni. Ja vastandnäiduseks on siis need nii-öelda majoritaarsed süsteemid, kus reeglina on siis ka ühe partei võim ja samal ajal on need majoritaarsed demokraatiad oluliselt rohkem polariseeruvad, ehk seal kuna ainult üks osutub valituks, siis konflikti õhutamine on oluliselt suurem ja need nii-öelda erakonnad, kes seal tegutsevad, on pigem sellised ka koalitsioonid, ehk nad on sisemiselt üsna polariseerunud ja käib ka erakondade sees pidev selline kokkulepete sõlmimine selleks, et üldse oleks võimalik parlamendis hääletusi läbi viia. Et tulles nagu parempoolsete vaate juurde, siis meil on
pikaajaline sellise erakondliku demokraatia traditsioon, see on tegelikult ennast hästi tõestanud, kui me vaatame siin ka viimase 30 aasta jooksul, siis Eesti areng on olnud paljudest meiega 90. aastate algusel sarnaselt vabanenud riikidest võrreldes edukam nii jõukuse kasvatamise koha pealt kui ka demokraatia stabiilsuse koha pealt. Ma arvan, et selle üks põhjus ongi see, et me valisime vähem majoritaarse, rohkem proportsionaalse valimissüsteemi, see on aidanud piirata populismi levikut ja ei näe nagu ühtegi põhjust, miks me peaksime sellest teest kõrvale astuma. Ja tulles veel siis sellise küsimus, et miks me ei võiks teha nii nagu Soome, et Soome on ju ka suuresti ikkagi proportsionaalne selle valimissüsteemi põhinev riik, aga presidenti need valitakse otse. Ma arvan, et meil esimene on samamoodi traditsioon, et ma arvan, et meie nagu presidendi funktsioonil ja rollil ei ole midagi nagu viga, et ta on toiminud päris hästi, eks iga president natukene oma isikuga on seda piiri võib-olla ühes või teises suunas nagu nihutanud, sõltuvalt sellega, mida ta nagu tegeleb, aga tegelikult on meil kõik nagu hästi paigas. Ja loomulikult on meedias sellised üksikud isikud pärvivad rohkem tähelepanu kui võib-olla mõni erakond või kollektiiv tervikuna, ehk selline kerge selline kuningaperekonna ihalus on kindlasti paljudel inimestel natukene nagu veres, et tahaks, et meil oleks ka võib-olla selline tark nagu valitseja, aga ma pigem soovitaks mitte hakata eksperimenteerima asjadega, milles meil kogemus ja traditsioon puudub olukorras, kus hetke demokraatia mudel toimib väga hästi. Aga jätkame ikkagi riigi rahanduse teemal. Alles hiljuti läks ka erakonna esimehe Lavly Perlingu poolt välja avalik kiri peaminister Kristen Michalile ja selles juhitakse tähelepanu sellele, et tuleb koostada kiiresti negatiivne eelarve. Ilmselt inimene, kes meile selle kirjutas, ei ole selle sisuga väga tuttav, aga võib-olla teeme siis siin teie abiga lahkelt selgeks, et tema küsib niimoodi, et mida parempoolsed arvavad, kas peaminister ja valitsus võtavad seda kirja tõsiselt. Aga võib-olla natuke sellest kirja sisust, et mida see oli, et mõned kohad siit ära markeerida selgituseks. Parempoolsed on pikalt rääkinud, et ei saa nii edasi lasta, et lihtsalt valitsusliit on pannud pea liiva alla ja lihtsalt nagu tahab selle kuidagi maha vaikida selle probleemi, et elatakse üle jõu. Aga samal ajal, eks ole, me loeme järjest küll Eesti Pangalt või kas Rahandusministeeriumilt endalt tulevaid neid prognoose, aga ka tagantjärgi, eks ole, raporteid ja andmeid sellest, kuidas seis läheb kogu aeg halvemaks ja väga kiirelt halvemaks. Me nagu paneme, kõlab nagu hullusti, aga ma arvan, me võime juba hakata ütlema, et me oleme selles mõttes nagu uus Kreeka. Me ei ole mitte veel sinna jõudnud sellest krahhi, kuhu Kreeka jõudis. Aga me paneme mööda seda teed, kus Kreeka kunagi oli. Ega nemad ka algul arvasid, et mis seal siis ikka, et paneme miinusesse, elame üle ja siis, aga mingil hetkel läks juba tagasi pöördumatuks see protsess, eks ole, et siis tekkisid väga suured probleemid. Et meil minnakse seda teed ja parempoolsed on algusest peale rääkinud, et tuleb pidama saada. Ja ka alati, kui me räägime sellest, et tõmmake need kulusid kokku, siis tuleb kohe, eks ole, etteheide, et aga öelge siis kust. Ja me ei ole valmis seda ütlema. Ja siis öeldakse, et oi, need on valed kohad. Et ütleb, Reformierakond tuleb kohe välja, hakkab kohe ründama, et võt sellest kohast küll ei tohi vaata, kus parempoolsed on pahad ja nemad tahavad sealt kohast raha vähemaks võtta. Aga vabandust, aga öelge siis need kohad, kus teie raha vähemaks võtta. Aga sel hetkel ronivad kõik peitu. Kõik on peidus. Et kui näiteks Reformierakonnast Mart Võrklaev, endine rahandusminister, kes ise on seda väga palju kaasa aidanud, me siukeses jamas oleme täna. Ta peaks endale otsa vaatama kõigepealt koos seal Jürgen Ligiga koos pattu kahetsema, eks ole praegu. Aga selle asemel tuleb ta veel meile etteheited tegema, et näete, me tahame sellisest kohast nagu kärpida. Aga palun, Mart Võrklaev, kus on sinu kärpeplaan? Kust sina, ja mina olen täiesti nõus ja ma arvan, parempoolsete erakond laiemalt on väga nõus, et kui Reformierakond esitab
mingid teised kärpekohad ja põhjendab ära, et teisest kohast raha äravõtmine on kuidagi parem. Miks mitte, ma arvan, me oleme nõus, aga tehke midagi, tehke. Et see otsustavus on puudu, see julgus on puudu ja selline vastutustundlikkus on puudu, et lihtsalt laseme nagu minna. Selles jah. Tegelikult ka Eestis on ju paar näidet, kus on reaalselt kärpeid tehtud 90. aastate keskpaigas ja siis ka peale nii-öelda seda Lehmani majanduskriisi on reaalselt kärbitud, mitte ei ole kärbitud nii, nagu kärpis siin Reformierakonna viimane valitsus, kus kulud kärpimise tulemusena riigieelarve ja kulude maht hoopis kasvas. Ja paraku see on nii, et kui sa reaalselt lähed kärpima, siis sa pead kärpima igalt poolt. Kõikidest valdkondadest tuleb kärpida. Ei ole ühtegi püha lehma. Sest nii nagu sa lähed sellele teele ja sa ütled, et oi, et võt siit me kindlasti ei tohi võtta, et siis lõpuks ei jäägi tegelikult neid võimalusi nagu enam lauale ja ega see, et meil on riigi rahandus nagu käest ära ja me oleme sellele Kreeka teele jõudnud, me ei saa öelda, et see on nüüd ühe sektori või ühe valdkonna nagu mure, et nüüd peavad siis, ma ei tea, on need siis nagu ettevõtjad või põllumehed või õpetajad või et keegi peab selle raskuse nagu enda peale võtma. Ei ole nii, see on kui riigi rahandus on kraavis, siis varem või hiljem see mõjutab meid nagu kõiki. Ehk kui me ütleme, et eesmärk on kulusid koomale tõmmata, mahtuda riigi kulud meie tegelikult tuluvõimaluste piiresse, siis tulebki kõikidest valdkondadest korraga maha võtta. Ehk see Reformierakonna jutt, et me hakkame nii-öelda ette ära ütlema, et siit ei tohi kärpida, see toobki ainult kaasa ühe tulemuse, et mingit kärpimist ei toimu. Ja ühel hetkel on IMF ukse taga. No siit võib-olla assotsieerub ka järgmine küsimus, saan selle kohe siia otsa panna, sellepärast, et võtan siin 2 küsimust kokku. On jäänud mulje, et tahetakse ka parempoolsete puhul pensioneid vähendada ja vähendada ka erinevaid toetusi, põllumajandustoetusi, sotsiaaltoetusi, et mis siis kõigest sellest saab, kui me üldse üldise kärpimise peale läheme? Parempoolsed see on tegelikult Reformierakonna puhul on nagu huvitav seik, et me oleme siin ka vist saates varem maininud, et juba aastad on olnud Reformierakonnas üks selline kommunikatsioonimemo, et parempoolsete nime ei tohi üldjuhul suu sisse võtta, aga Kristen Michali juhtimisel ühel juhul võetakse, et siis kui ta ikkagi mikrofoni ette satub, siis ta hakkab valetama, et parempoolsed on nõudnud pensionide kärpimist. Et vastupidi, parempoolsed on rääkinud järgmist reaalset asja, et praeguses riigi rahanduse olukorras tuleb pensionide indekseerimine peatada. Ja kui me seda ei tee, ja kui me ei too lauale ka kõiki teisi valdkonna üleseid kärpeid, siis varem või hiljem oleme olukorras, et jah, me tulevikus peame hakkama ka pensione kärpima, nii nagu seda teeb näiteks Soome. Et täna me oleme nagu viimase piiri peal. Täna on võimalik seda pidurdada veel sellega, et me paneme indekseerimise seisma. Aga kui me samas tempos laseme veel mõned aastad edasi, siis jah, me jõuame ühel hetkel olukorrani, kus tuleb hakata kärbetele mõtlema. Ma räägin seda pensioni asja veel lahti, eks ole, et meil vahepeal Reformierakond, tegelikult see algselt see idee oli Keskerakonnal, et teeme erakorralisi pensionitõuse. Ja Reformierakond võttis Keskerakonnalt selle idee üle, selle populistliku idee ja siin just enne valimisi siin tehti neid samme nii, et tippaasta ühe aastaga kasvasid pensionid üle 17%. Ja see oli siis Reformierakond tegi selleks, et siis pensionäride hääli valimistel kätte saada. Ja ilmselt valimistulemust vaadates väga edukalt on ju. Näete, me teeme teile head, me toome teile pension. Nad muidugi jätsid rääkimata selle, et selleks tuleb makse tõsta, et seda pensionit välja maksta. Aga nüüd mis juhtus, eks ole, et kui meil on pensionid ka niimoodi protsendiga, et elu läheb kallimaks, siis vastavalt protsendiga, eks ole, tõuseb indekseerimine tähendab seda, et siis vastavalt kogu aeg automaatselt pension tõuseb. Aga kui sa teed nüüd vahele selliseid erakorralisi tõuse, et tõstad järsku nagu jupi peale, siis see indeks ehk see protsentuaalne kasv hakkab võimenduma sellelt kõrgemalt tasemelt ja kui sa teed järjest mitu sellist hüpet ja sellisest loomulikust majanduskasvust kõvasti ette, siis see võimendus on ju nagu
kes protsendi arvutusest aru saab, et see võimendus nagu läheb veel tugevamalt nagu kogu aeg eest ära. Ja see on see, miks me ütleme, et külmutaks selle kasvu nii kauaks, kuni see loomulik kasv, et see muu ühiskond, muu majandus jõuab sellele olukorrale lähemale, et jäksatakse seda nagu seda kinni maksta. Kui see tuleb loomulikult järgi, siis saab sellise automaatse süsteemiga jälle edasi minna. Aga vahepeal lihtsalt pandi üle jõu eest ära ja lihtsalt selleks, et valijatelt hääled kätte saada. Rääkimata inimestele lahti, mida see tegelikult tähendab. See tegelikult tähendab seda, et nüüd kraabitakse siis inimeste taskust seda raha teistpidi, mida selle ebaloomulikult kõrgeks kasvuks nagu välja maksta on vaja. No algusest peale on parempoolsete üks selline selge sõnum olnud see, et igasugused toetused peavad olema vajaduspõhised, et sinna samas on ka meilt küsitud, et no kuidas see siis nüüd käib, et keda te ilma jätate ja kellele te siis ikkagi annate seda, et on ka selline nagu arusaamatu loosung, vähemasti küsija jaoks. No üks suur kriitika on, eks ole, olnud see, et oi, see süsteem on nii keeruline, et siis no jah, et keegi täpselt ei saa aru, kellele me siis maksame, maksame kõigile. Ja siis, olgem ausad, Eestis on palju inimesi, kellele laekub näiteks seal mõni sotsiaaltoetus, selline universaalne toetus, näiteks lapse toetus saab seal 100 eurot kuus, ja ma olen isegi kuulnud inimesi tõdemas, et ma täpselt ei tea, aga ei vist naine ükskord avastas, et talle on mingit raha arvele tulnud. Ma ei tea, võib-olla teised ka kokku puutunud selliste lausetega. Et selline lause on selge märk sellest, et see leibkond, see pere tegelikult seda toetust ei vaja. Aga nad saavad selle kätte. Ja nüüd tuleb kohe argument, aga kuidas me siis vahet teeme, et kus meie teame, kes siis see on? Vabandust, Eesti riik teab inimese kohta igasugust asju, ma üldse ei hakka süvenema, et pangaarvetel sobratakse ringi, aga nüüd järsku räägitakse, oi, meie ei tea midagi. Et kuidas ei tea, et meil kõigil on see tulude deklareerimise kogemus kord aastas, võtad selle lahti, vaata, riigil on kõik teada, riik on teab, palju sa lapse jalgpallitrenni kuludeks oled maksnud, eks on täpselt teinud seal sulle tagasi arvestuse, palju sa kuskil mujal koolitusel oled käinud, palju sa palka saad rääkimata sellest, on ju, palju sa, ma ei tea, börsiaktsiate pealt dividendi oled saanud, see kõik on ühes ilusti sul niimoodi raportis jookseb kõik automaatselt kokku, eks ole. Ja siis tuleks räägitakse, aga meie ju ei tea, kus meie teame, me peame siis hakkama iga inimest eraldi hindama. No kui sa suudad niimoodi automatiseeritult, nagu Eestis see asi käib, öelda, et automatiseeritult, et kelle ma ei tea, sissetulek ületab teatud piiri, siis me talle seda 100 eurost toetust juurde ei tule. Tundub, et väike kokkuhoid. Aga aasta lõikes ja kõigi nende inimeste pealt kokku korjates saame me väga suuri summasid ja sellega me saaks rohkem, ühtepidi raha kokku hoida, aga teistpidi ka rohkem toetada neid, kes päriselt seda abi vajavad, kelle päriselt raske on. See on lihtsalt kättevõtmise asi, kättevõtmise vaev, natukene andmebaasides tööd teha ja natukene võib-olla mingisugused sellised... Mõelda läbi need kriteeriumid ja loomulikult see on jälle vajab otsustusjulgust ja jälle on raske öelda, sest see inimene, kes võib-olla muidu pole märganudki, siis te võtate mult see 100 eurot ära, et siis ta seda küll, ta märkab siis seda, tegelikult see muidu see laekutel arvele ja need on need inimesed, kes seda kulutavad, ei tea, sisuliselt nagu mingiks mugavuseks, mitte igapäevaseks vajaduseks. See on ka õigluse küsimus, et ega ma mäletan jällegi 90-ndatest, kui Eesti oli värskelt vabanenud, siis kolis siia üsna lühikese aja jooksul elama üsna palju põhjanaabreid soomlasi, kes võtsid Soomest välja erinevad toetused ja elasid siis oma elu 90. aastate alguse ja keskpaiga Eestis. Elasid väga jõukat elu, sellepärast, et Soomes saadud toetus võimaldas siin elada sisuliselt miljonäri elustiili või siis sinnapoole sarnast. Täna on Eestis tekkinud, mul on seda ka mõned ametnikud rääkinud, juba on tekkinud samasugused inimesi, kes väga osavalt kombineerivad endale kokku erinevaid toetusi ja eks siit mõne lennutunni kaugusel leiab ka juba praegu selliseid riike, kus on elu palju odavam, et on paar ametnikku öelnud, et vaatavad, et inimene on kes on saanud hoogsalt toetus, ütleb, et ta ei käi tööl, ütleme, eks ju siin igasugused muud toetused kombinatsioonina kokku ja hei hopsti, ühel hetkel ilmuvad välja
pildid kuskile Facebooki või Instagrami, et elatakse mõnusat elu kuskil Taimaal näiteks. Taisse on kaugem lendamine, näiteks Marokkos või kuskil sellises kohas. Et meil on tegelikult tekkimas klass inimesi, kes väga hästi orienteerub toetuste saamise maailmas, kombineerib need omavahel nagu kokku ja kelle elustiil ongi mitte käia tööl, mitte pingutada, vaid tegelikult kasutada ära seda süsteemi ja elada mugavat mõnuelu toetustest. Ja loomulikult seesama probleem, mida me rääkisime siin pensionide puhul, valimised on jälle tulemas, kindlasti enne valimisi tekib jälle erinevatel vasakpoolsete sugemetega erakondadel kihk hakata rääkima, et on vaja ühte või teist toetust suurendada või veel mingit täiendavat toetust juurde teha, ütleme, eks ju. Et jälle mingi grupi hääli osta. Ja see on nagu parasiit, mis kasvab tegelikult. Seda parasiiti nagu riigi kerest välja tõmmata on väga keeruline. Aga mida rohkem tegelikult selliseid grupipõhiseid toetusi jagatakse, seda rohkem tekib süsteemi ärakasutajaid. See ei ole tegelikult lihtsalt õiglane, see on äärmiselt näotu ja ebaõiglane nende inimeste puhul, kes käivad ausalt tööl, näevad vaeva, maksavad makse ja kelle arvel siis tegelikult süsteemi ärakasutajad rahulikult mõnu elu elavad. Ma ei tea, kas järgmine küsimus on esitatud pahatahtlikult, aga kangesti ta selle alatooniga on, aga siinkohal ma ikkagi kannan selle ette, et on küsitud seda, et parempoolsed on ilmselt võtmas Eesti 200 positsiooni üle Eesti poliitmaastikul ja kes garanteerib seda, küsib siis kirjutaja, et ei muutu Reformierakonna sabarakuks ja lihtsalt ka, ütleme, selliseks õuepuudliks, keda siis on ja lükata ja tõmmata ja kes võib-olla toob siis ka mõnusalt ääli ja Riigikogu kohti juurde, et teiega oleks nagu hea arvestada. Kuidas sellesse väitesse või sellesse tõdemusse suhtuda? Kes alustab? Tahad alustada või? Alusta ise. Vaat siin kohal isegi ei leidnud konsensust. Et Eesti 200 tegi selle vea, et ta ütles, et me oleme uued, me oleme teissugused ja meil on pikk plaan, eks ole, väga lihtsustatud. Selle juures ollakse praegugi. Ja võib-olla sinna juurde veel, et me oleme liberaalid ja mis iganes nad selle all mõtlevad siis, aga nad ju tegelikult ennast ei fikseerinud ära selles mõttes, et milliste otsustega nad lähevad kaasa, millega nad ei lähe kaasa, mille eest nad siis täpselt seisavad. Ja siis ongi see olukord, et sa satud koalitsiooni läbirääkimistesse, sa satud reaalsesse valitsusliitu ja nagu me siin enne ka arutasime, tulemus on see, et kõik peavad hakkama mingeid kompromisse tegema. Aga muidugi sellisel tugevamal osapoolel väga lihtne tehagi just kokkuleppeid sellisega, kes ei ole ennast nagu kuskile paika pannud, öelnud, et siiamaani me läheme, aga siit edasi mitte üks samm, et kellel ei olegi, nagu poliitikas kasutatakse seda väljendit, neid punaseid liine, et kus on Eesti 200 punaseid liinid? Kuhu maani nad siis on valmis maksedast veel, et sellest ei saa meie aru, aga sellest nad ei saa ju ka ise aru, sest nad ei ole enda jaoks seda ära defineerinud. Ja kui sa ei ole nagu enda jaoks seda paika pannud, siis sind ongi lihtsalt nagu lihtne sind niimoodi tõmmata lükata, nagu öeldakse. Ja nad ongi sellesse staatusesse sattunud. Ja nüüd parempoolsed on väga selgelt ära defineerinud oma need mingid jäigad seisukohad teatud küsimustes, meile isegi heidetakse seda juba ette, et et kuidas teiega üldse siin koalitsiooni teha. Loomulikult, ega me ei ütle ka praegu võib-olla potentsiaalsetele läbirääkimispartneritele välja, kus me oleme valmis järgi andma, kus me ole, las see jääda meie saladuseks, on ju. Aga me vähemalt oleme selgelt paika pannud, et kui me läheme kuskil mingi kompromisse tegema, me peame oma liikmetele ja oma toetajatele suutma seda seletada. Kui me läheme oma näost liiga eemale, oma põhimõtetest liiga kaugele, siis me ei suuda seda oma liikmetele ära seletada. Ja see ongi see kaitsemehhanism, mis hoiab meid selle eest, et me ei saa käituda nii, nagu Eesti 200 on käitunud. Me ise teadlikult selle välistame ette nende sammudega ära. Ajaraam täna ei võimalda kogu Eesti erakondade kujunemise ajalugu lahti rääkida, aga poliitikuhuvilistel tasub sellesse sisse vaadata, et Eesti 200 ja parempoolsete tekkelugu on väga erinev ja ka see DNA, mille peale erakond on loodud, on väga, väga erinev.
et Siim ütles jah, et Eesti 200, kui nad asutati, siis nad positsioneerisid ennast sellise uue jõuna. Et parempoolsetel on jah küll suhteliselt värske registrikood, aga me ei ole kunagi ennast nii-öelda uue poliitilise jõuna defineerinud, vastupidi. Et meie vaatajad võivad minna parempoolsed.ee koduleheküljele ja võtke lahti dokument Parempoolsete maailmavaate alused, see on siis meie hetkel kehtiv erakonna alusprogramm ja ma loen siit ette alguse laused, siis preambula. Parempoolsed on maailmavaateline erakond, meie liikmete seas on inimesi, kes on varasemalt kaasa löönud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, Rahvusliku Koonderakonna Isamaa või erakonna Res Publica asutamisel. Nende erakondade algatusel langetati 90-ndatel ja 2000 aastate alguses otsused, mis kõige enam kujundasid taasiseseisvunud riiki ning panid aluse Eesti edukale arengule ning eestlaste heaolu kasvule. Et sealt kaudu me oleme ennast algusest peale ära defineerinud tegelikult selle sama klassikalise parempoolse poliitilise suuna edasikandjatena, mis sai Eestis alguse 80 aastate lõpul, 90 aastate alguses. Meie asutajate seas on tõepoolest inimesi, kes juba tol hetkel liitusid nende erinevate parempoolsete erakondadega ja lihtsalt meie teekond jätkub uue juriidilise erakonna raames. Me kindlasti kaasajastame poliitilisi seisukohti uute teemadega, 30 aastat tagasi ei rääkinud keegi tehisintellektist ja üldse tehnoloogia arengust poliitilises võtmes. Täna on see teema, kus erakonnad peavad positsioone võtma, aga maailmavaate alusväärtused on samad. Ja see on väga oluline erinevus võrreldes Eesti 200-ga. No meie käest on küsitud ka seda, et kuidas me suhtume droonikaitsesse, et me oleme seda teemat siin ka eelmises saates lahanud natuke, kui see asi oli natukene võib-olla teravam, et eriti eelkõige see ohuteavituse pool, aga selle koha pealt ma tahaks lihtsalt ise oma mingi väikese sellise nägemuse edastada, mida ma olen siis ise kogenud ja lugenud ja näinud ka teatud arvustusi. Kui siin märtsikuu lõpus Eestit tabas selline droonirünnak ja kui Tartumaalt leiti päris mitmelt põllult droonitükke, siis need droonitükid on fotodelt väga hästi eristatavad. Ja inimesed, kes nagu on tehnikaga rohkem kursis, oskavad nende samade detailide pealt täiesti erapoolikult hinnata selle drooni ehitust ja selle drooni võimalikku siis ohtu või lennutrajektoori. Ja seal peal kasutatakse selliseid, kes mäletavad vanemad inimesed, Riia mopeede, umbes sellised 40 kuupsentimeetrised nagu on võrrimootorid. Need võiks seal olla kuskil 39 ja umbes niimoodi kuubikut hinnangu põhjal. Ja need fotodel on seda kõike ilusasti näha. Kahetaktilised mootorid, nende kütusepaak, mis sinna droonide peale ehitatud on umbes 5 liitrit. Sellega see droon lendab kõigil paremal juhul 400 kilomeetrit. Ja me võtame praegu Tartu aluseks ja võtame selle, kus on Ukraina ja Ukraina piiri, siis linnulennult on see 1400 kilomeetrit. Siis tekib küsimus, kas need droonid on sealt õhku lastud või ei ole. Teine küsimus on see, et nendel droonidel ei ole lõhkekehi küljes, mitte ühelgi väidetavalt ei ole olnud. Milleks Ukraina raiskab siis sellist materjali selleks, et lihtsalt neid lennutada. Võib-olla need on heidutusdroonid, see on ka üks võimalus. Aga sellist mõttes küsitavusi on nende droonide puhul ikkagi väga palju. Et kus nad siis ikkagi lõpuks õhku tulevad. Ma ei hakka siin mingisugust vandenõuteooriat aretama, aga see on lihtsalt see, mis minul näiteks isiklikult avas silmad. Et kõik see sellised lihtsad tehnilised parameetrid, lihtsalt tehnilised näidised, mida on võimalik hinnata inimeste poolt, kes tunnevad ja teavad tehnikat, viitavad sellele, et lihtsalt teatud asjad ei ole võimalikud. See on selline nagu täiesti selline kurioosne. Ilmselt peab ikkagi seda otsustavalt küsima ikkagi nende inimeste käest, kes nende tükkidega sees toimetavad. Ja neid on olnud. Päris, kõik nad on olnud. Oma töös on kindlasti ka see võimalus, aga see meie avalik võim praegu õpib seda kommunikatsiooni selliste kriiside puhul ja me ju loeme siin üle maailma sellest, et kuidas Venemaa vallutussõjas Ukrainas, kuidas on teatud juhtudel kasutatud Iraani tehnikat või mõne teise riigi tehnikat. See nagu tehakse avalikuks ja sellest räägitakse, et tõesti, et see sinu jutt paneb mõtlema, et
et Eestisse tulid siia sups, mingid seadmed kukkusid potstis ja kuhugi maha, onju. Ja pärast seda on nagu selline infosulg teelik. Et noh, tõesti, eks ole, et midagi me ju teame. Tähendab, mina ei tea, aga on inimesed, kes teavad. Et noh, et selles mõttes, et ma ka tunnen puudust, et võiks nüüd siis teha, eks ole, Eesti võim võiks teha mingi raporti, et jah, näete, et informeerisime teile, teavitasime teid, eks ole, et on kriisiolukord, kui näete drooni, et varjuge, siis noh, väga oleks vajalik, et meil tuleks ka sellisele valitsusraport, et mida me nendest seadmetest teame ja ma arvan, et on täiesti nagu okei, kui seal ka mõne koha peal öeldakse, et vot seda ei saa öelda. Kas me ei saa öelda mõnda asja või ka seda, et mõnda asja ei oskagi öelda, et kui me ei suuda tuvastada, kus see õhku on läinud see droon, kus ta õhku tõusis, seda me ei suuda öelda. No okei, kui ei suuda, aga midagi on ju teada. Et ma arvan, et tõesti, et kui jäetakse selliseks nagu väga hämaraks seda kõik, ei räägita ka tegelikult sellest, mis on ekspertidele selgelt tuvastatav, siis hakkavad jah, tõesti need igasugused vandenõuteooriad tekkima ja see ei ole kindlasti meie huvides. Absoluutselt kindlasti ei ole see hea. Aga võtame siin kohal kokku. Absoluutselt aitäh kõigile neile, kes meile oma mõtteid saatsid ja kindlasti on need mõtted ka tulevikus teretulnud. Jagage saadet, lõppu ka ja tuleme kindlasti teie ette tagasi juba paari nädala pärast ja siis juba uute mõtete, uute seletuste ja selgitustega, nii et kõike head ja pidage vastu.